No nii, just lõpetasin eelmise vlogi ära, nüüd alustan uut vlogi. Et on täna siis 31. oktoober. Kell on 10:28 praegu. Olen juba ühe niimoodi hommikusöögi poole ära söönud. Leo magab üleval ilusti. Nüüd söön teise poole, milleks on siis esimene pool, mis ma sõin, oligi 2 muna leiva peal ja seda kohupiimakreemi ja siis tegin endale ühe kohvi. Siis täna lähen ripsmetesse, nii et ma juba pumpasin mingi väikse portsu piima ette igaks juhuks, kui on vaja, et ma üritan teha niimoodi, et Leo jääb selleks ajaks magama, sest mul mees teeb tööd ja siis nagu on veidikene niimoodi raske tal Leoga seal tegeleda ja niimoodi, kui tal endal on mingi pingeline olukord töö juures, et ei saa niimoodi tegeleda. Ja ma oleks võinud nagu panna veidikene hiljema peale selle rüpsmaja, et oleks saanud küll. Aga noh, nüüd on juba pandud, vahet ei ole enam. On mis on. Rüpsmetes on käidud, tulen koju, panen asjad põhimõtteliselt kokku. Ja siis lähen Võrru täna, et nagu eelmisest vlogist teate, siis demupakk tuli mul Võrru. Ma ei saa aru, miks, sellepärast, et mul on seal kirjas, et Tartusse peaks tulema, aga võib-olla ma ei tea eelmisest korrast, et kui mul oli selle enne see ikkagi Võru, et siis ta nagu jäi ikka Võru, ma ei tea, ma pean igaks juhuks üle vaatama, selles mõttes mul tuleb üks pakk veel, sellepärast et millegi pärast oli ikka niimoodi, et tellisin nagu ühe tellimusega, aga saadeti välja 2 eraldi tellimusega, et põhimõtteliselt suurem kogus asju tuli nüüd ära ja siis mingi 2 väikest asja tuleb hiljem järgi. Ma ei tea, mis nagu toimub seal, aga jah. Nii et selles vlogis saate kindlasti unboxingu ja siis pean otsima mingeid riideid enda kapist välja, et võtame õega 2 peale ühe sellise kapikese Võrus, et saaksime oma vanu riideid, mida ise enam ei soovi maha müüa. Nii et seega. Aga jah, ma siis nüüd söön ära ja vaatan siin ühte YouTube'i vlogi, mida ma pole ammu enam teinud, mul on nii palju lihtsalt YouTube'i asju vaadata, nagu ulme lihtsalt. Ja see, mis ma eelmises vlogis rääkisin, et tahaks koristada või midagi. Ainukesed asjad, mis ma jõudsin nende 2 päevaga ära teha, mis ma vlogisin, nagu need eelmises vlogis, oligi see, et pesu ära pesta põhimõtteliselt. Ja siis Leo need asjad ära sorteerida, mis meil on nagu siia toodud. Et mingeid sellised riided ja värgid. Aga midagi muud ma nagu reaalselt ei jõudnudki. Mis nagu on kurb, aga samas ei saa endale selliseid suuri lootusi ka panna peale, kui on väike laps. Riideid välja sortima, mida ma võtan siis kaasa, et mida ma enam ei taha. Jalutan rüpsmetesse. Varsti olen kohal.
käisin lõunakas ära, sain ülipalju testreid Maktabilt, just ostsin sealt ühe šampooni proovimiseks ja siis oma pimple patch'e, mis aitavad lihtsalt mega hästi, võtavad ööga põhimõtteliselt ära kõik pimpelid ja siis võtsin oma paki, mis mul siia tuli ja nüüd läheme koju ruttu, siis tuleb, ma arvan, Leole süüa anda ja siis teen toidu ja pärast seda lähen siis Võrru ja siis võtan muidugi paki enne, kui ma sinna nii-öelda vanaema juurde lähen ja käisin ripsmetes, nüüd on ripsmed kõik ilusad ja tegelikult ma tahan minna ka ripsme koolitusele, aga kuna Leo on praegu nii pisi, siis praegu nagu väga otseselt ei saa, nii et ma pean natukene ootama, aga ma lähen sinna oma ripsme tehniku juurde koolitusele. Maksab küll päris palju, et 1500 selline kupsakas summa, aga ma arvan, et see on seda väärt, sest ta tõesti minu arust nagu mega ilusalt ja kiirelt. Tal on see ajaga muidugi tulnud, see kiirus, et see on ilmselge, et minul see kiirus niimoodi kohe ei tule, aga küll mul tuleb siis, kui ma õpin ja harjutan, et küll minul ka see kiirus tuleb siis kunagi, aga kuna tema teeb nii hästi ja nii kvaliteetselt, et siis ma arvan, et õige koht, kuhu minna seda õppima siis niimoodi, et saan ise hea põhja alla. Kuulan praegu podcasti. Võite panna ka podcasti soovitusi alla, kui tahate, sest beebiga jalutades ma tavaliselt kogu aeg kuulan podcasti, mida ma praegu olen kuulanud. Mulle meeldivad see praegu, oktoober, spooky season. Olen selliseid spookisi, ühte spookit podcasti kuulanud, mida ma olen nagu iga aasta kuulanud. Mingi unsolicited advice. Okei, ma ei oska hääldada, aga midagi sellist. Ja siis podcast, mida ma nüüd, ma ei tea, suve alguses avastasin, see salajuttude podcast, nagu mulle siitaks meeldib, sest kui seda podcasti kuulata, siis tekib ka see tunne, vaata, et mu elu ei olegi tegelikult nii halb, mida ma tussan. Ja siis ma kuulan ühte saksa podcasti niimoodi vahelduva eduga ja siis ühte Ameerika oma, kahte Ameerika oma. See võib samad need podcasterid on mõlemas selles podcastis, aga ühes on veel tüübid juures, nii et on nagu neid on 4 tükki ja siis on eraldi need tüdrukud. Et üks on Pretty Basic, mida ma vahepeal kuulan ja teine on Pretty Unfiltered, midagi selline vist. Ja, neid kahte kuulan. Hakkisin ära paprika, siis väikesed tomatid, tšilli ja kana on mul juba siin ja krüüsrahu panin ka siin ja pastavesi keeb.
valmis ja mina hakkan vaikselt asju pakkima ja siis söön ja siis on juba vaja minna autoga Aafrika. Tere varahommikust jälle. Paar päeva on mööda läinud. Olen vahepeal maal käinud mõlemas maal või mõlemal. Nii minu maal kui mul kutimaal, nii et vahepeal nädalavahetus ka mööda läinud, täna on pühapäev ja täna teeme siis hommikusöögiks pannkooke, nii nagu pühapäeval ikka tehakse. Mida? I'm a mother. Mingit uut kohukest, mida ma leidsin sealt Rimi e-poest. Selline kohuke. Juba mingi jõulukaunistusega. Siin on mega paks šokolaadikiht. Rimis 39 senti ja päris hea. Nii kätte on jõudnud vahepeal õhtu. Tegin oma õele vahepeal küünad, toitsin Leod, tegelesin temaga ja nüüd on juba selline aeg, et teen nüüd vaikselt süüa salati. Ma tegin juba valmis, ma teen snitsli ja siis me võtame airfryeri ja paneme sinna friikad, sellepärast et see on lihtsalt kõige kiirem viis ja ma ei viitsi jäänud ausalt öeldes. Okei, plaani muudatus, ma maitsestan ära ja panen nad lihtsalt ahju. Vot. Et ma arvan, et ma teen nii, et ma panen nagu värvi peale panni peal ja siis panen ahju. Vot nii. Sellised näevad praegu välja siis. Ja siis ma panen nad siia, sellesse ja otsemaid ahju. Vaat nii.